Peale selle oli Püha Viituse päeval, 15. juunil, selle ja teistegi pühakute kabelite juures, samuti Risti ja Johannese päeval Pirita kloostri juures, tohutu jäledus patu kustutuse kirjade pärast, kuhu sel ajal suur rahvasumm sakslasi, mittesakslasi kauge maa tagalt hulkade kaupa kokku tuli. Mitte-saksa talupojad läksid sinna patukustutuste, väärjumala austuse ja ebausu pärast. Saksa aadlikud aga oma ära karanud talupoegade pärast. Neid sealt otsima ja tabama ning kodanikud koos igasugu linnarahvaga sealse suure iga-aastase mürtsu pärast. Siis veeti sinna ka palju vaateõlut Tallinnast ja kõikidest ümbruskonna kõrtsidest ja küladest. Ja tüdrukud altarile panid oma ohvreid vahaküünalde, vahast tehtud hobuste, ärgade, vasikate ja lammaste näol, et nende karjaloomad hästi kosuksid ja terved oleksid. Siis keerutasid naised üht killingut või penni 3 korda ümber pea ja viskasid selle siis altarile ning läksid minema. Ja kui nad sääraselt olid oma arvatava jumalateenistuse ära pidanud, mihukeseks ohjeldamatuks patu tegemiseks siis lahti läks. Lakkumise, priiskamise, laulmise, karglemise ja tantsimise näol. Ja missugust ülemäärast sinna tervelt maalt kogunenud suurt torupillide narinat kuuldi. Samuti mis kõlvatust, hooramist, kiskumist ja tapmist ning kohutavat jubedat ebajumala teenistust seal samas toimus, seda ei suuda ükski inimene küllalt aselt uskuda.